Nii, tere, kes te siit mööda jalutate ja kes juba istekoha on leidnud. Selle arutelu teema, mille üle me siis arutama hakkame, on ellu kutsunud Viljandi Haigla patsientide nõukoda ja teema, mille üle me arutame, on siis see, et kes vastutab patsiendi turvalisuse eest ja arutame siis ka omavalitsuse ja teenusepakkujate rollide üle. Minu nimi on Juhan-Mart Salumäe, mina olen siis Viljandi Haigla patsientide nõukoja siis esimees ja minuga täna sellel teemal on arutamas siis Kätlin Wenderström, Viljandi Haigla kvaliteediteenuse juht, siis Helina Randma, Terviseameti kvaliteedikeskuse juht, Karin Kiis, Viljandi linnavalitsuse sotsiaalameti juhataja ja patsientide nõukoja liige Piret Aus. Ja me siis selle arutelu viimases osas anname võimaluse kõigile teile ka küsimusi küsida, aga kõigepealt siis natukene konteksti ka, et kui me räägime patsiendist, et keda me patsiendina defineerime. Ja antud arutelu kontekstis me lähtume sarnaselt siis terviseteenuse osutamise põhimõttest, et patsient on see, kellele osutatakse siis tervishoiuteenust, aga me laiendame seda diskussiooni ka sellega, et tegelikult tihtipeale tervishoiuteenuse osutamise juures on oluline roll ka lähedastel, ehk siis kas need on lapsed, kas need on vanemad, ehk siis igal juhul meie ümber on see tugivõrgustik, kes on meile ka tihtipeale abiks nende teemadega tegelemisel. Aga konteksti mitte liiga laiaks ajades esimene küsimus ka, siis ongi Kätlin sulle, et kui me räägime haigla rollist patsientide turvalisuse tagamisel, siis milline see on ja kus kohas see roll lõpeb? Ja, tere. Mina siis Kätlin Wenderström ja Viljandi Haiglas kvaliteediteenistuse juht. Ja minu üheks tööülesandeks ongi tegelikult igapäevaselt patsiendiohutuse teemadega tegeleda. Ja mis see siis tegelikult tähendab, et haigla on ju tegelikult oma ala spetsialiste ja professionaale täis, aga patsiendiohutus ei saa sõltuda ainult siis individuaalsest professionaalsusest, et tegelikult seda peavad toetama süsteemid ja see ongi see, millega me haiglas tegeleme. Ma võin mõne näite tuua, et näiteks me oleme juurutanud patsiendiohutusjuhtumitest teavitamise süsteemi, mille kaudu siis tervishoiutöötajad saavad teada anda aset leidnud juhtumitest, vigadest ja selle eesmärk on just see, et kui me saame nendest juhtumitest, vigadest, riskidest, kitsaskohtadest teada, siis meil on võimalik võtta ette parendustegevusi ja tuleviku riske sellega ennetada ja maandada. Et see on võib-olla üks selline kõige olulisem tegevus, ehk et me õpime vigadest ja parandame läbi selle süsteeme ja tõstame ohutuse taset ja turvalisust. Ja selle sama juhtumitest teavitamise süsteemi me tegelikult eelmisel aastal lõime ka patsientidele endile, ehk et täna võimalik ka patsientidel teavitada juhtumitest, mida nad haiglakeskkonnas märkavad või kui nende endaga aset leiab, siis nad saavad haiglale teada anda, et selline juhtum on aset leidnud. Et jah, süsteemide parandamine, loomine, turvamine on, ma arvan, niisugune peamine tegevus. Helina, kui me räägime Terviseametist, siis võib öelda, et mõnes mõttes peab Terviseamet sellist väga laia ampluaad haldama kõige selle osas, et kuidas tervishoiusüsteem Eestis töötama peaks ja kuidas võiks. Aga kui me nüüd mõtleme Terviseameti pilgu peale ja tervishoiusüsteemi kui terviku peale, et siis mis on Terviseameti roll patsiendi turvalisuse süsteemi kujundamisel ja ka järelevalves? Tere siis minu poolt ka ja nüüd ma saangi rääkida siin natukene siis nii-öelda konkreetselt selle tervishoiu kvaliteedikeskuse vaates. Ja kuna patsiendi ohutus on üks siis nende teenuste osa, mis ka sinna kuulub, eks ju,
Et siis nagu Kätlin rääkis siis haiglasisestest patsiendiohutusjuhtumi raporteerimisest, siis tegelikult meil on nüüd üle aasta olnud juba ka riiklik raporteerimise süsteem. Ja ütleme siis, mis nüüd siis Terviseameti ülesanne selles on teistmoodi, ongi siis võib-olla see, et mõista siis nagu seda suuremat või laiemat vaadet. Mis teeb asja keeruliseks selle patsiendi ohutuse koha pealt on see, et see on väga kompleksne ja seal on väga palju vastutajaid. Et nagu Kätlin ütles, et see nii-öelda koosneb süsteemidest ja tegelikult ongi nii, et seal on vastutus patsiendil, seal on vastutus teenuse osutajal, seal on vastutus, eks ju, siis riigi poolt ja me jõuame täitsa tagasi tegelikult koolisüsteemidesse, kus seda teadlikkust tõsta. Ja nüüd sa küsisid väga huvitavalt, et kus see algab ja kelle vastutus kuskil algab ja kelle vastutus kuskil lõpeb. Ja seal nüüd ongi see, et kuna see on väga individuaalne protsess, et siis tegelikult on see, et kuskil on patsient, kes suudab rohkem võtta vastutust, kuskil on teenuse osutaja, kes on rohkem tähelepanu pööranud patsiendi ohutusele. Ja ma arvan, et täna siiski need piirid nagu nii hästi paigas ei saa olla, et nad painduvad siis vastavalt sellele, kus siis midagi vajaka jääb, eks. Aga selle vastutuse ja selle riigivaate poole või siis kas või kvaliteedikeskuse ja selle puhaku ja ohujuhtumite osa juurde, et ma arvan, et meie ülesanne on see, et me mõistaksime üldiselt, kus meil täna tekivad probleemid ja üritaksime siis neid nii-öelda koos lahendada ja oleksime siis ka nii-öelda ressursisäästlikumad, et igaüks ei ole nagu selle oma mure või hädaga üksinda. Et kui meil on näiteks erinevad teenuseosutajad, kes on kõik kimpus sarnase teemaga, et siis on väga mitte ressursisäästlik seda kõigil üksinda lahendada. Et ma arvan, et meie vaade on see, et pigem kokku tuua, aru saada, mis teemad on olulised, kokku tuua ja siis koos neid lahendada. Ja mõeldes siin mõne nädala taguse siis Pealtnägija loo peale, kus siis iluprotseduuride osas oli see küsimus, et kui mõni kliinik on oma uksed üldse sulgenud, kelle ülesanne on siis jälgida neid patsiente, kes kunagi sealt nii-öelda terviseteenust on saanud, et selles mõttes kahtlemata see nii-öelda taustahaldaja roll on ka hästi oluline. Ja võib-olla siin nagu lõpetuseks ka võtta, et oluline on nagu jälgida seda eesmärki ja tegelikult eesmärk on ju see, et kui inimene läheb tervishoiuteenust saama, siis ta saab olla kindel, et see on tema jaoks ohutu ja kvaliteetne. Ja see on võib-olla see, kuhu poole me siis nagu pürgime kõikide nende tegevustega. Karin, omavalitsused otseselt, vähemasti kui me räägime Viljandi linnast, ei ole nüüd tervishoiuteenuse pakkuja, ehk siis meil ei ole oma siis tervisekeskust, kus me oleksime osalised, aga teistpidi Viljandi linnal on hästi oluline roll siis hoolekande valdkonnas. Kui me mõtleme ka sellele, et Viljandi linnal on oma hoolekandekeskus. Kui sellest nüüd lähtuda, siis milline on omavalitsuse roll patsiendi turvalisuse toetamisel, kuigi omavalitsus ise tervishoiuteenust ei paku? Tere! Et hoolekandekeskuse mõttes meil on meditsiiniteenus seal sees olemas ja ega need vastutusosa on samamoodi nagu teistel tervise osutajatel, aga ma võib-olla laiendaksin seda natukene veel, et kuigi me tervishoiuteenust ei osuta, siis iga inimene on nii-öelda sotsiaalne oma murede ja rõõmudega ja selleks, et tagasi haiglasse mitte sattuda, tihtilugu ongi oluline sotsiaali pool, et oleks erinevad teenused ja märkamine tagatud. Mina rõhutan üle ka selle, et koostöö inimeste vahel on oluline, inimene ise on kõige olulisem ja tema vastutus tegelikult on kõige suurem selle juures. Ja siis tuleb lähedaste ring ja siis tuleb kohalik omavalitsus ja teenuse osutajad. Aga kui on üksik inimene, siis tähendabki seda, et meie peame olema rohkem nähtaval ja olemas. Et see on nagu kõige olulisem. Kui nüüd mõelda Sotsiaalameti peale, siis kui sa ise hindaksid siis ametijuhina, et kui palju teil on seda kokkupuudet, kus te just lähedastega, siis võtame praegu patsiendi ohutuse konteksti, aga et te just peate selle inimese siis lähedastega ühte või teist kerkinud teemat lahendama? Neid olukordi on ikka väga palju, sest tavapäraselt kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö lauale tulevad need inimesed, kes on juba väga kimpus, kes ise võib-olla ei suuda hoida nii-öelda seda
rütmi, et ja kuna sotsiaaltöö on ka selline, et iga inimese kõrval ei ole võimalik tugiisikut panna, sellist võimekust lihtsalt ei ole, et siis see koostöö lähedastega on väga oluline, aga siin on ka väga oluline see, et patsient peab siis olema ka ise nõus sellega, et tema lähedasi kaasatakse või et infot jagatakse. Ja see võib-olla ongi kõige suurem keerukus, et saada koostööle klient, kes on juba oma muredega nii ummikus. Et seal on oluline ja kliendi enda motiveerimine on väga oluline. Piret, sina oled Viljandi haigla patsientide nõukoja liige, oled ka ära kaardistanud kenasti, et meil on Eestis lausa 14 patsientide nõukoda haiglate juures, et kes publikust ei tea, siis patsientide nõukodade eesmärk on olla siis patsientide häälekandja haigla siis juhtkonna kõrval nõuandja rollis, tegemaks ettepanekuid, kuidas me saame seda teenust muuta siis inimese jaoks lähemaks, kuidagi siis lihtsamini kättesaadavaks. Ja teistpidi sa oled väga palju ka aastate jooksul panustanud sellesse, et ligipääsetavus oleks kõikidele inimestele tagatud mis tahes asutustes. Kui sina nüüd enda kogemuse pealt hindaksid, et kas patsiendid tunnevad täna piisavalt hästi oma õigusi ja võimalusi siis turvalisuse küsimustes? Tervist kõigile. Mul puuduvad andmed, ei ole uuringut tehtud, kuidas on nagu Viljandi linna või maakonna patsientide rahuloluga nüüd ja praegu, eks ole. Aga ma julgen väita, et olukord on hea. 5 pallisüsteemis võiks anda vaatluste põhjal 4. Ja mulle väga meeldis, kui Karin ütles, et patsiendil endal on kõige suurem, või inimesel endal on kõige suurem, et inimene ei ole kohe patsient, eks ole, kui ta siia ilma sünnib, eks ole, vaid patsiendiks ta saab ikkagi siis, kui ta vajab haigla tuge. Et inimesel endal on ikkagi kõige suurem panus ja vastutus. Ja ääretult hea meel, et muidugi Viljandis siin on meil uus imetabane haigla. Ääretult hea meel, et patsientide nõukojad on juba tõesti 14 haiglas ja Viljandi haigla juures samamoodi tegutseb. Ja ma loodan, et kui vanasti oli kaebuste ja ettepanekute raamat kusagil kohvikus või kaupluses, siis ei ole ainult need kaebused need, mis aitavad meid edasi, vaid ka hea sõna, tänu ja kiitus ja inimesed, kes anonüümselt julgevad kusagil plõksida, see ei aita meid mitte kuidagi. Meid aitab see, kui inimene julgeb oma nii mure kui rõõmuga tulla rääkima ja me saame anda käe ja vaadata, kuidas siis nagu edasi saab tegutseda. Et seda küll uuringud väidavad, et 10 korral, kui inimesel läheb hästi, siis ta räägib heal juhul 2 inimesele edasi 10, aga kui tal läheb midagi halvasti või kui ta halva kohtlemise osaks saab, siis ta räägib vähemasti 7 või 8 inimesele edasi. Aga jälle, mida see edasi rääkimine aitab? Sa laed korra ennast maha, aga see sinu probleem ju tegelikult ei lahenda. Ja ma siinkohal kutsungi ülesse inimesed, kui teil on rõõmud, mured ja te kohe haigla poole ei taha pöörduda, siis patsiendi nõukoda võtab teid esmalt kuulda ja siis vaatame, kuhu ja kuidas me nagu edasi saame astuda. Aga olen olnud ise Viljandi haigla patsient, minu ema oli väga pikalt Viljandi haiglas, minu poeg oli nüüd alles selles uues haiglas, et on ka isiklikku kogemust. Ja pigem on head kogemust, ja tõepoolest, et kui sa ei räägi, siis ei juhtu mitte midagi. Sa pead rääkima ja kui ma oma tudengitega akadeemias toimetan, siis nad on ka üsna kriitilised. Oi, et see on nii ja see on naa ja mõtlesin, aga mis on lahendus? Kui sa näed ühte häda, siis paku vähemasti 2 lahendust. Ja see paneb ka inimese mõtlema. Nii et võib-olla peame seda ka veel rakendama, et inimesed, et viriseme vähem, püüame leida lahendusi. Ja kui sa veel ligipääsetavuse kohta küsisid, siis
tõepoolest vanas haiglamajas olid meil nii kitsad liftid, et mina ja minu ego mahtusime sinna, eks ole, aga võib-olla ratastoolis liikuja sinna kitsasse lifti ei mahtunudki, aga täna, kes teist on käinud juba uues haiglamajas tervikumis? Kätemeri. Kui ei ole, siis minge vaadake, kui tore haiglamaja meil on. Vaadake neid radasid, jooni, inimesed aitavad, teenindajad aitavad seal. Nii et Viljandis ma loodan, et me tunneme ennast patsientidena ohutult ja turvaliselt. Aga niimoodi võib-olla saad omalt poolt veel ühe sõna öelda, siis ma annan Kätlinile ka repliigiks võimaluse ja võib-olla saad ka seda küsimust kommenteerida, et kuidas sul tunne on, et kas tänane viljandlane, kui me paneme ta patsiendi rolli, kas ta selles mõttes on teadlikum, et ta julgeb rohkem teada anda nendest juhtumitest, mis tal nii-öelda hingel on, või on ta ikkagi see, kes, kuidas öelda, hakkab siis tegelema, kui ikkagi midagi hakkab küljest ära kukkuma? Ma suunaks selle küsimuse publikusse vastata. Kuidas teile tundub? Kas Viljandi inimene julgeb oma murest rõõmust rohkem teada anda? Julgeb rohkem? Kui julgeb, siis noogutage. Arvate, et julgeb küll. Mina olen nõus selle piibelehtedega prouaga seal. Just. Kes see ikka sinu eest seisab, kui sa ise seda ei seisa, eks ole? Seda on rõõm kuulda. Just. Ja me ei loe teiste mõtteid. Me mitte kuidagi ei saa näha, mis sinu peas toimub või sinu peas, et igal juhul tuleb öelda. Aga Kätlin, kuidas sinu vaade sellele on? Minu vaade on lai. et selles suhtes ma tahtsingi kahte asja kommenteerida, et ma tegelen haiglas patsientide kaebustega igapäevaselt ja kui ma nüüd aastate peale tagasi mõtlen, siis tegelikult kaebuste arv, mida siis patsiendid on esitanud, see on kasvanud. Ja ma näen seda positiivsena just selles samas mõttes, et ma loodan, et see tähendab seda, et inimesed tunnevad ennast julgemalt, vabamalt, turvalisemalt, anda seda tagasisidet ja küsida oma murede kohta või on ka siis need võimalused selle tagasiside andmiseks paremad. Ehk et me haiglana igal juhul oleme väga huvitatud sellest, et oma mure või küsimuse või ebaselguse meiega jagaksite, sest tõesti vastasel juhul me ei saa aidata ka ja sageli on see, et tegelikult lõppkokkuvõttes ei olegi keegi midagi valesti teinud, lihtsalt võib-olla on infot olnud vähe või me oleme üksteist valesti mõistnud, et need lahendused teinekord on lihtsamad, kui me arvame. Ja korraks veel patsiendi õigustest rääkides, siis tegelikult 2. juunil on rahvusvaheline patsiendipäev, mida me ka tähistame ja olete kõik oodatud tervikumi sellel päeval. Meie jurist räägib patsientide õigustest ja kohustustest, et just seda sama teadlikkust tõsta, et patsiendid saaksid ise rohkem oma siis heaolu ja tervise edendamise osas kaasa rääkida ja olla teadlikumad. Helina saatsid ka. Ja selles mõttes hästi tänuväärne on kuulda, et siin oli üleskutse, et kui te ei tea, kuhu pöörduda, et pöörduge meie nõukoja poole ja siis me aitame ja toetame. Et see on hästi teretulnud, sest tihtipeale, mis meie näeme, et meieni jõuab ka kaebuseid. Ja tihtipeale, mis sa näedki, on see, et inimene tegelikult ei tea, kuhu poole oma murega pöörduda ja tegelikult ta vahest pöördubki sinna, kus teda aidata ei saa, aga saab nii palju aidata, et öelda siis, kuhu siis pöörduda, eks. Ja võib-olla see oluline on ka see dialoog, et mitte ainult inimene ei pöördu, vaid see tervishoiuteenuse osutaja vastu hakkab seda dialoogi pidama. Ehk siis, kui inimesel on küsimused, ta pöördub selle teenuse osutaja poole, et tegelikult ta peakski pöörduma esmalt sinna, kui tal on küsimusi oma saadud teenuse kohta, et siis tekiks dialoog, et teenuse osutaja on jälle valmis selgitama ja rääkima, mis siis oli või kas siis oli midagi valesti või olnud ja kui ka midagi ei ole läinud plaanipäraselt, siis seda ka tegelikult patsiendiga jagama, sest see teekond on nii-öelda ühine.
ja võib-olla täpselt nende patsiendi ohutusjuhtumitega ka, et hästi tervitatav oleks tegelikult see, et me ju kõik teeme tööd ja meil kõigil alati ei lähe kõik asjad plaanipäraselt ja tegelikult ka tervishoiutöötaja ei ole mingi imeinimene, kes suudab 100% kõiki asju kogu aeg hästi teha ja vahest see, miks halvasti läheb, ei olenegi kellestki, vaid on nii-öelda siis juustuaukude kokkulangemine. Ja mis oleks nagu oluline on see, et kui sellised asjad juhtuvad, siis tegelikult see tekkis dialoog nii-öelda patsiendiga, et seda antakse teada, et ei jää sinna see hirm või arusaamatus, kas nüüd minuga läks midagi valesti ja kes mulle ütleb nüüd, kui midagi valesti läks. Et see avatud suhtumine omavahel on hästi oluline. Aga ma siin suunaks teile kõigile ühe küsimusega, võib-olla Karin saab sellele esimesena vastata, et mõnes mõttes on hea praegu siukse esimese vahekokkumõttena tõdeda, et tegelikult kõik erinevad osapooled, kes meil on, väga selgelt rõhutavad seda, et oluline roll on patsiendil endal ära teha ja tegelikult need erinevad osapooled on väga avatud ka kuulama, mis on need nii-öelda kitsaskohad, mis välja tulevad. Aga Karin, sinust alustades, et kui me ikkagi mõtleme nüüd terviksüsteemi peale, et meil on väga palju osapooli, kes patsientide heaolu eest seisavad, et kui sa nüüd enda kogemusest peegeldaksid, siis millistes olukordades võivad patsiendid nii-öelda süsteemi vahele kukkuda? Ehk siis erinevate osapoolte vahel tekib see vaakum, kus see patsient oma murega on, aga küsimus ongi, et kuidas siis lahenduseni jõuda? Et millised need olukorrad peamiselt sinu kogemuses on? Hea küsimus. Aga võib-olla on see, et ühtepidi antakse inimesele, kliendile, patsiendile liiga suured ootused ja lubadused. Natukene on ka seda poolt, et muidugi kõige olulisem on see, et inimene üldse pöörduks abi saamiseks, et üldse, et me teada saaksime, et selline inimene on olemas. Teine väga oluline roll on temal endal, et isegi kui ta pöördub, ta saab endale mingisuguse tagasiside, mida kuidas toimetada, aga ta ei tule sellega kaasa. Et see on meie kõige keerulisem koht. Ja isegi kui me saame pika veenmise peale, korduvate kodukülastuste peale inimese siis endaga kuidagi kaasa toimetama ja tegema ja siis me koos läheme järgmise teenuse osutaja poole ja kui seal väike plõkski tuleb vahele, siis seesama inimene, kes väga keeruliselt kaasa tuleb, on kohe pöörab selja ja läheb ära. Ehk siis me ise peame ka meie töötajatena peame ette teavitama siis uut partnerit, et on selline keeruline olukord, et tuleb väga ettevaatlikult iga sõna kasutada, et üldse inimene edasi toimetaks, sest on hästi palju, just need ongi keerulised, kes ei haaku kuidagi, et ootus on naabril, on lähedasel, et abi pakutakse, aga inimene lihtsalt ei võta vastu ja midagi vastu nii-öelda inimese nõusolekuta ju teha ei saa, et me võime mõelda küll, et andsime nüüd sotsiaaltöötajale teada, aga midagi ei juhtu. Aga see on ka see, et inimene ise peab lõpuks kaasa tulema. Et need on kõige keerulisemad kohad. Teistele sama küsimus, teie kogemus, millised need nii-öelda süsteemi vahele kukkumise kohad kipuvad olema? Ma tulen nüüd tagasi selle esimese küsimuse juurde, mis sa mulle esitasid ja kasutasid seal seda, et kus piir hakkab ja kus piir lõpeb, kelle roll. Ja ma arvan, et need kukkumised tulevad nüüd siit, kui kellegi piir lõpeb varem, kui kellegi teise oma algab. Ja kui ei olda valmis tegema koostööd, et see piir kokku tuua. Et need on nüüd need kohad, et on see patsient ise, on see teenuse osutaja, on siis keegi partner, on see siis juba riigiasutus, eks ju. Et kui juhtub nii, et patsient jääb sinna kahe vahele ja mõlemad otsustavad, et minu vastutus ei ole veel alganud ja teine otsustab, et minu vastutus on siin lõppenud. Ja see on nüüd see koht, kus patsient jääb hätta. Ehk siis ta ei oska enam kuhugi pöörduda ja tegelikult keegi teda ka ei aita, sest et vastutajat selle koha peal ei ole. Nii et ma arvan, et sama koht, kuhu tagasi jõuda, et see koostöö igas aspektis ja see teenuste integreerimine omavahel ja nende aukude parandamine on see, kus tuleks nagu tähelepanu pöörata, et neid läbi süsteemi kukkuvaid patsiente oleks järjest vähem. Tahaks ka natuke
korra täpsustada seda osa, et tegelikult on väga oluline ka koostööpartnerite teadlikkus üksteise ülesannetest ja võimekusest, et võib-olla vahel ongi see, et astuks 3 sammu rohkem edasi, kui ma teaks, et vastaspool veel vastu ei tule. Et siis ongi, et me nagu anname üle või keegi annab meile üle enda arvates ja tegelikult teine osapool ei saa päris täpselt aru, et on nüüd üle antud, et need on need kohad, et me peame omavahel lihtsalt rohkem rääkima ja aru saama, et mis kellegi võimekus üldse on abi anda. Ja ma nõustun nii Helina kui Kariniga ja ütlen võib-olla lihtsalt siia juurde, et tõesti, kui nüüd sellel patsiendil on nagu erinevad vajadused ja tal siis ja need vajadused täna on meil erinevates süsteemides, ongi tervishoius, sotsiaalvaldkonnas, võib-olla kuskil veel, et oletame, patsient on haiglaravil, nüüd ta on piisavalt terve, et koju edasi liikuda, aga ta teatud vajadused ikkagi jätkuvad, et kui nüüd see tema väljumine ei ole ära juhitud, kas siis mõne spetsialisti poolt või ta ise võtab selle juhtimise või tema lähedased võtavad, siis ta läheb välja ja tegelikult edasi tegevusi ei toimu ja ta on võib-olla varsti haiglas tagasi. Et just see nagu terviklik teekond, olenevalt siis sellest, mis mure sellel patsiendil on või mis tervisehädad tal on, et see teekond peaks olema algusest lõpuni selliselt juhitud, et ta jõuaks õigel ajal õigesse kohta ja tõesti kukuks siit vahelt välja kuskile. Pirek, kuidas on, kas kirjutad 2 käega alla või ikkagi 1-ga? Jaa, ma ütlen ausalt, nõks tagasi võttes see, et uuringud puuduvad, see oli vale, sest tegelikult ju haigla patsiendi rahulolu küsitlusi teeb, see, et mina hetkel ei tabanud öelda, et jah, ma olen seda isegi näinud servapidi, on minu probleem, aga kas patsient võib kukkuda süsteemide vahele ja loomulikult võib ja alati on see, et kas infot on liiga palju või infot on liiga vähe. Seda tuuakse nagu peamiseks põhjuseks. Ma sellele kirjutan alla, aga ma lisan siia väga olulise nüansi. Eile nimelt tähistati rahvusvahelist lihtsa keelepäeva. Kas teate, mis on lihtne keel? Igal juhul ei ole see keel, kus kasutatakse kantseliiti ja tohutult keerulist seaduse terminoloogiat. Ja nüüd mina ei ole üldse kindel selles, et ka meie täna siin kõik aru saame, mis juttu üks meist välja suust ajab. Me kõik mõistame teksti erinevalt. Mõni tahab saada kuulmise kaudu infot, mõni tahab pildi teel, visuaalselt saada infot. Ja siinkohal, kui see teekond, ma ei ole üldse kindel, kas mina tean, kus lõpeb nii-öelda linna vastutus, kus algab haigla ja kus patsient, see piir võib olla väga selge, aga tõesti, et üks peab teisele vastu tulema. Ma tahaksin näha seda skeemi võib-olla joonisena, mõistmaks. Andke mulle pärast haiglat kaasa üks siuke flyer, kus on peal skeem. Nii, lähen koju, teekond number 1, teekond number 2, kuhu ma siis pöördun. Ma ei jaksa lugeda neid pikki tekste sealt väikeses hallis kirjas, eks ole. Ma ei näe seda. Mul on võib-olla vaja hoopis ekraani lugejat, mul on vaja võib-olla tumedal taustal kollast teksti. Me kõik oleme erinevad ja siin tuleb mängu see ligipääsetavus, et ka need tekstid, mida pannakse üles, tuleb tõlkida lihtsasse keelde. Selleks ei pea olema sul tohutut erivajadust või suisa sügavat puuet, et see tekst oleks lihtsas, lühidalt ja arusaadavalt ja skeemid juurde. Plus see, et need inimesed, kes ei näe, nemad ei näe lugeda seda kodulehekülge. Aga sealt see info talle siis tuleks tekstina nii-öelda auditiivselt, eks ole. Et need on need, kuidas me saame lahendada neid olukordi, et üks info oleks kätte saadav erinevatel moodust, erinevatel kujudel. Helina.
ma korra juba tuleb neid mõtteid juurde lihtsalt. Minu jaoks on väga oluline koht ka see, et spetsialistid ei hakka omavahel koostööd või selles mõttes tööd tegema inimese eest, sest kui me inimest ei kaasa, siis ta ei teagi, kuhu, mida edasi teha. Tihtilugu ongi see, et me räägime omavahel võib-olla koostööpartneritega ja kui inimene sinna ei ole nii tugevalt kaasatud, et aru saab ka oma nii-öelda võimalustest ja kohustustest ka, siis on ka see üks kukkumise koht. Et me eeldame, et inimene tuleb või läheb või teeb, aga tegelikult ta kukub maha. Ja ma tahtsin võib-olla lisada, et ma olen elus olnud väga õnnelik, et mul on olnud võimalus olla kogu sellel teekonnal kõigis rollides. Olen olnud patsient, ma ei tea nüüd, kas see on õnnelik või mitte, aga ühes kogemus on ikka hea. Olen olnud patsient, olen olnud tervishoiuteenuse osutaja, ehk siis olen töötanud õena aastaid. Sealt edasi olen olnud tervishoiuasutuses juhina töötanud ja nüüd siis tegelikult riigi tasandil. Ja ma arvan, et ma olen hästi tänulik selle eest, et see on andnud mulle selle empaatia igast rollist aru saada, sest ma tean väga hästi, et kui ma lähen patsiendina olen läinud nii-öelda kabinetti ja olen sealt tulnud välja ja ma olen mõelnud, et aga kui ma ei oleks ise tervishoiutöötaja, siis ma ei saaks mitte midagi aru praegu. Või et mul ei oleks, et mina oskan nagu praegu näha neid asju veel kõike, millest mul ei räägitud. Aga kui ma oleks tavaline inimene, mul ei oleks neid teadmisi, siis ma ei saaks tegelikult üldse aru oma situatsioonist või seisundist. Mul oleks 1000 küsimust, ma ei oskaks otsida kuskilt seda abi. Et nagu see on üks võib-olla selline koht patsiendi vaatest, et tervishoiuteenuse osutaja vaatest jälle ütleme, et sul on jälle omad probleemid, et seal on ületöötamine, töötajate puudus, raske leida seda motivatsiooni, et see patsiendi ohutus võib tihtipeale olla nagu asi, mis jääb tahaplaanile juba sellepärast, et kõike muud on nii palju. Ja hoopis muu vastutus on siis juhina töötada, et kuidas sa motiveerid ja saad oma töötajad selle peale mõtlema ja tekitada seda kultuuri, et patsiendi ohutus on oluline. Ja nüüd siis see viimane vaade on seal veel riigi vaade, et kui raske on see, et sa näed probleeme, aga sa tegelikult ei saa kelleltki vastutust ära võtta, et sa ei saa minna patsiendi juurde, võtta seda vastutust tema käest ära, sa ei saa minna teenuse osutaja juurde või dikteerida, et palun tee nüüd nii, et patsiendi ohutus on sinu A ja O, et igaüks peab nagu oma vastutuse eest võtma ikkagi lõpuks nagu selle rolli ja kui sealt nüüd kuskilt jääb vajaka või puudu, siis on jälle need kohad, kus me nii-öelda siis patsiendi läbi süsteemi kukutame. Aga kui jälle niimoodi vaheetapina kokku võtta, et siis kommunikatsioon siis osapoolte vahel, kas see on siis omavalitsus, kas see on tervishoiuteenuse pakkuja, kas see on patsient, et see omavaheline kommunikatsioon on hästi oluline. Aga nüüd ma küsingi võib-olla rohkem siis Kätlin ja Karin, et kui me mõtleme Viljandi linna või isegi Viljandi maakonna peale, kui palju on teil seda koostööd, kus te nii-öelda võite tajuda, et jah, ma tean, et meie vastutus lõpeb siin ja nemad on valmis siin vastu tulema ja vastupidi. Et kas selliseid nii-öelda koostöökohti te tajute, et on täna piisavalt? Ma pean tunnistama, et Kariniga ma kohtusin enne seda sündmust esimest korda. Aga see muidugi ei tähenda seda, et neid koostöökohti ei oleks ja ma arvan, et see on aastatega järjest paremaks läinud, neid vajadusi ja ühiseid eesmärke on teadvustatud ja võib-olla Viljandis, kuna Viljandi haigla on teinud ka paikprojekti, siis see iseenesest on toonud selle koostöö tegemise nii-öelda hästi fookusesse ja kui siit edasi minna, siis tegelikult ju on tänaseks ka riigi tasandil võetud üheks eesmärgiks neid teenuseid veelgi omavahel integreerida ja just nimelt inimkesksuse ja patsiendi heaolu nimel, et KOV, haigla, perearstid, et tekiks ühtne koostöömudel teenuse osutamiseks just selle eesmärgiga, et neid erinevate süsteemide vahelisi siis üleminekuid nii-öelda luua sinna vahele need sillad, et see koostöö saaks toimida, et see on ülioluline ja ma arvan, et see on hästi suur samm edasi, et seda riiklikul tasandil nii-öelda juhtima ja koordineerima hakatakse, et ma arvan, et me jõuame sellega väga heasse kohta. Jah,
Kadri Orase ja nii-öelda otsetoimetajate vahel on koostöö hea ja tervisejuhi ja sotsiaaltöötajatega ka tervikumis. Et mis see küsimus oli? Ehk siis kas neid kokkupuutekohti tervishoiuteenuse pakkujate siis omavalitsuse vahel on piisavalt? Ma arvan, et on päris hästi, alati saab rohkem, et seda ei saaks öelda, et veel paremini ei saa, kindlasti saab, aga meil tõesti on päris hea koostöö ja tegelikult juba see võimalus, et ma lihtsalt võtangi telefonitoru ja helistan või tulengi läbi ja arutan ja kliendipõhiselt või patsiendipõhiselt ikkagi ka haiglas tuleb väga palju infot ja meie siis anname vastu infot, et selles mõttes on nagu ikkagi sõbralik ja asjakohane koostöö. Oluline on ka see, et eks ole patsiendi käest küsida, et mis tema asjast arvab, et see on kõige olulisem koht, et patsient ise ka räägiks kaasa, et keda, mida ja kuidas ta näeb. Ehk siis riiklikult tegelikult neid sildasid aidatakse järjest rohkem luua, need süsteemid on ka järjest rohkem olemas, kohalikul tasandil samamoodi koostöö on olemas, aga nüüd ma tulen võib-olla isegi, võiks isegi öelda globaalsele tasandile. Et kui informatsioon on oluline, siis hästi sagedaseks informatsiooni siis kanaliks või siis selleks otsingu kohaks on üha enam tehisaru. Ja minu küsimus laiale ringile on see, et kuidas tehisaru saab toetada siis seda patsiendi teadlikkuse või ka nende koostöökohtade leidmisel ja kui palju võib tehisaru tänaseks hetkeks olla juba ka takistuseks, et inimene saaks seda õiget abi? Võib-olla Piret saab patsiendi vaates esimesena mõtiskleda, et kuidas sina näed seda tehisaru rolli täna? Tehisaru võib olla kindlasti sul seltsiline, kui sa seal haiglavoodis oled kurblik ja vajad nii-öelda meelelahutust. Mina seda tehisaru täna veel nii palju küll ei usaldaks, et ta saaks mulle tõlkida näiteks lihtsasse keelde või kas või viipekeelde. Mina tulen kurtide vanemate perest. Olen 6 perekuulja laps ja mäletan selgelt seda, kui minu ema oli haiglas. Ei olnud mitte ühtegi haiglatöötajat, kes oleks saanud temaga rääkida viipekeeles, sest kurdi inimese jaoks on viipekeel emakeel, number 1 keel. Kõige lihtsamad viiped, tere, palun, sööma, palavik, kell, päike, magama, hambapesu. Ja tegelikult see on kurb. Ma käisin iga päev just nimelt suhtlemas temaga, sest ka tema tahab infot saada oma tervise seisukorra kohta ja tegevuste kohta ja võimaluste kohta. Et ma ei tea, täna ei ole meil seda robotit, kes tõlgiks nii-öelda, aga sellega tegeletakse, et viipekeelt tõlkida eesti keelde ja nii-öelda kõneldavat keelt tõlkida siis viipekeelde. Aga siinkohal julgustan kõiki, meil sügisel algavad Kultuuriakadeemias viipekeele ABC kursused ja ootan sinna väga ka haiglatöötajaid, päris tõsiselt kohe. Sest see on üks võimalik viis, kuidas nii-öelda seda kommunikatsiooni parandada. Ja nüüd, kui sa küsisid, et ma ei ole nii-öelda patsiendina AI-d pidanud kasutama, aga doktor Google on kindlasti üks, aga sellesse tuleb väga allikakriitiliselt suhtuda. Ja kui nüüd oletame, et oleks vaja tagasisidestada haiglale, siis ma kindlasti ei laseks AI-l kirjutada seda kaebekirja või avaldust või pöördumist. Ma arvan, et inimese esimene emotsioon, kui ta selle nii-öelda juhtumi, on see siis pigem siis nagu negatiivne juhtum, et kui ta peaks selle sõnastama, siis ta natuke mõtleb ka teksti läbi ja võib-olla see probleem ka natuke maheneb. Kui ta saab anonüümselt kuskil kaebetelefonil selle maha vingu viiulina vuristada, siis seal tuleb kõike, eks ole. Et ma loodan, et tehisaru meil elu üle ei võta. Ma loodan, et inimesel endal ikkagi mõistus nii palju peab, et kui ta peab 4 lausega oma olukorda ära kirjutama, siis ta ei hakka tehisaru poole pöörduma. Kuigi ma olen vist kuulnud, et üha enam ametiasutused kurdavad selle üle, et selliseid pooljuriidilisi tekste on hakanud tulema üha enam. Et Karin, kas on ka sinu kogemus selline?
jah, tõsi, AI-d kasutatakse üha enam ja päris keeruliseks teeb see olukorra. Ja teine asi ikkagi, AI on ju selline, keda sa pead ise ka suunama teadlikult, et sealt üldse midagi asjalikku vastu tuleks. Ja kui mina olen enda tervisega hädas ja ma hakkan ise AI kaudu või doktor Google'i kaudu otsima enda murele lahendust, siis ma võin oma äreva olemise veel ärevamaks teha ja palju keerulisemasse olukorda sattuda, et kõige parem on ikka inimese kontakt ja pöördumine. Et no seltsilisena võib-olla tõesti, et keegi vestleb minuga ja keegi kuulab mind, aga kui on ikka päris mure või küsimus, siis tasub ikkagi pöörduda teise inimese poole. Ja ma võib-olla lisan siis natuke seda, et mina olen nüüd see, kes AI-d kasutab päris jõudsalt, kasutan oma töös, kasutan vahest iga päev enda iseks, olen ka oma analüüsid AI-le andnud, et huvi pärast vaadata. Mis nüüd AI-ga on, selles mõttes on hästi lihtne mõelda, et ma olen enda jaoks teinud selle väga lihtsaks, et kui ma võtan näiteks Kätlini, räägin Kätliniga juttu, mida vähem infot ma Kätlinile annan, seda vähem oskab ta minu kohta kellelegi teisele infot anda. Mida rohkem ma talle seda annan, seda paremini oskab ta konteksti luua. Ja kui nüüd räägime juba nüüd terviseandmetest või siis nende tõlgendamisest, siis see probleem seal ongi see, et võib-olla ilma teadmisteta sa ei suuda AI-le anda seda konteksti sellisena, et ta suudaks sul seda tõlgendada õieti. Ta ei oska seda. Ja see, kui ta lihtsalt vaatab ühte numbrit seal, see on tegelikult täpselt sama, et kui sa lähed ühe arsti juurde, ütled, mul on see tõusnud. See ei pruugi talle mitte midagi öelda, sest ta ei tea konteksti, mis on sinu sümptomid, milline sa välja näed, kas sul on mingeid visuaalseid asju seal juures, et see on sarnane ja tegelikult AI-ga on täpselt samamoodi. Ta on väga kasulik, kui sa suudad teda panna konteksti ja anda talle infot, näiteks lihtsalt tööülesanded või sellised administreerivad tööülesanded, aga nendega on jälle see, et sa pead ise tundma seda ala, sa pead aru saama, kus ta selle vea teeb ja ütleme, et tervishoiuandmetes ju kõigil seda konteksti ei ole, et talle seda anda. Nii et see on see ohukoht, kus tegelikult ta võib siis tekitada ilma põhjuseta paanikat, aga samas nad on juba päris head selle koha pealt, et kui sa lähed küsima terviseandmete kohta, ta ütleb tegelikult sulle, et ta ei oska sulle sellele vastata, et või ära võtta seda siis sellisena, et ma oskan sulle nii palju öelda, aga küsimused jäävad veel sellised õhku. Et jah, et see on nii siuke kahe otsaga asi täpselt. Aga ma siis küsin niipidi, et kas et kelle ülesanne on selgitada siis inimestele seda, et tehisaru või ka otsingumootoritest saadav tagasiside ei ole usaldusväärne. Et kui me ütleme, et kes vastutab, et kelle ülesanne on seda teadlikkust tõsta, et haridusinimesena nõustun, et kool on nagu esimene tasand, kus me saame noortele seda teadlikkust anda, aga ülejäänud vanusegruppidel meil sellist ühte institutsiooni ei ole, kes seda teadlikkust tõstaks, et kelle ülesanne see siis või kelle vastutus selle teadlikkuse tõstmine võiks olla? Ma arvan, et kuhu see lõpuks kukub, on see, et inimene jõuab siis selle tervishoiuteenuse osutaja juurde ja paneb selle AI sinna nina alla ja ütleb, et aga mulle ütles AI, et mul on see diagnoos, eks ju. Et siis on see, et see tervishoiuteenuse osutaja peab siis põhjendama ära selle, et miks ta võis nii arvata ja miks see tegelikult nii ei ole, eks ju. Et ma arvan, et see lihtsalt juhtub selliselt. Aga jaa, et võib-olla see on üks koht, mille peale mõelda, et võib-olla me peaks üleüldiselt inimeste teadlikkust tõstma igas etapis siis selleni, et see AI vastus ei pruugi olla see tõde, eks ju, ja tegelikult ju sellest räägitakse ka päris palju ühiskonnas juba, aga võib-olla siiski, nagu sa tead, et informatsioon kinnistub selle kordamises, et võib-olla see on koht, mida tuua rohkem jälle esile. Ja ma arvan, et me tegelikult olemegi ühises õppimises, et see AI on piisavalt uus asi, et ma arvan, see on mõnes mõttes on see nagu igaühe vastutus, et iga inimene ise vastutab, mis infot ta kasutab ja milliseid kanaleid ta vastutab ja samamoodi asutused vastutavad, on ju. Aga teisest küljest tervishoid ja tervisetehnoloogiad on nagu tohutus arengus, et kõik need meditsiiniseadmed ja kõik see pool, et tegelikult see AI on täna juba nendes seadmetes sees ja ma arvan, et see
kasvab veelgi ja kui me räägime aja kokkuhoiust ja tervishoiutöötajate puudusest ja nii edasi, siis selline professionaalsel tasemel AI kindlasti aitab palju ära teha ja ma olen ise patsiendina samamoodi oma analüüsid andnud AI-le ja siis läksin perearsti juurde ja ütlesin, et noh, kas võib nüüd nii olla, et äkki peaks nüüd neid asju kontrollima, aga noh, ma ütlesin ausalt seda, et ja võib-olla see ei olegi nagu selles suhtes vale, et ega see arsti aeg on ju piiratud, on ju, noh, kui mul on see küsimus nüüd, on ju, noh, miks ma siis veiderdan seal ja lasen tal endal siis arvata või pakkuda, ma küsin siis otse ära selle, noh, mis variandid on. Ja teiselt poolt ma olen ka haiglas arstidelt kuulnud, et tegelikult selliseid patsiente on järjest rohkem, kes tulevadki, nad ongi AI-ga selle eeltöö ära teinud, et kui me seda nagu ei teadusta või kuidagi alahindame, siis noh, võime ise jääda nagu rumalasse seisu, et täna on see teema ja jällegi ma ise ka oma töös seda väga palju kasutan, ta tegelikult aitab aega kokku hoida. Jah, ma teadvustan seda, et ta võib ka noh, nii-öelda pada ajada, et selle peab ära tundma, aga ka mõnede juhtumite puhul, kui ma olen andnud talle selle info, et mis see juhtum oli ja küsin, et mis need tema hinnangul näiteks need peamised kitsaskohad olid, ta toob tegelikult väga hästi välja ja toob ka välja nüansse, mille peale ma esimese hooga ise näiteks ei tulnud, et tegelikult minul on küll töös sellest kasu olnud. Piret. Mina olen ikkagi teaduse usku, kuigi usul ei ole siin mitte mingit pistmist ja tõepoolest arstiks õpitakse 10 aastaid. Mina usaldan arste ja doktor AI, doktor Aibaliit on ka, tuli kohe see paralleel, et loomulikult sa võid küsida, aga sinu küsimuse moodustamine on ka oluline. Mida sa küsid? Sa ei saa, noh, sa pead oskama ka seda küsimust vormistada. Kindlasti ei ole see ka kõigile väga lihtne. Ja veel mulle meeldis, Kätlin, sa tõid välja selle, ta hoiab aega kokku, aga sa pead suhtuma kriitiliselt. Sa ei tohi võtta seda esimese tõena ja tormata siis apteeki kohe seda ravimit ostma. Et sa kuula ära AI, kuula ära oma perearst ja veel eriarst ja siis saab teha mingisuguse kokkuvõtte võib-olla. Et ummisjalu ei maksa kindlasti tormata selle AI peale. Ja õppejõuna ma saan väga hästi aru, kus tudengid kasutavad AI teksti ja kus on tema oma tekst. See tuleb nii selgelt välja, et selleks ei ole isegi plagiaadi tuvastusprogramme vaja. Nii et mina usun teadust ja täna veel ei usalda seda AI-d nii. Ma tahtsin veel lisada seda konteksti, et nüüd see empaatia koht tuleb jälle sisse, et kui me nüüd ausalt vaatame, et meie terviseteemad, et need on niigi ärevad, eks ju, need on meie jaoks olulised ja need võivad meie elus väga palju muuta. Ja nüüd ütleme, et me kasutame seda AI-d ja ta ütleb meile võib-olla mingi vastus, eks ju, siis kes saab ausalt tunnistada, et isegi kui ta võtab seda kriitilise infona, siis sulle jää kuklas väike tiksumine, et aga äkki siiski. et noh, see ongi see keeruline koht, et me võime olla ka väga targad ja väga teadlikud, aga et kui see mingi seeme sinna panna, et siis see inimese psühholoogia on võib-olla selline, kes ikkagi hakkab seda ketrama, isegi kui sa suudad nagu realistlikult mõelda, et see ei pruugi tõsi olla, siis nüüd see koht, mis tekib, on see, et nüüd on vaja seda tervishoiuteenuse osutajat ikkagi, kes siis ütleb, kas see on siis nii või see ei ole nii, muidu see jääb kerima. Me oleme lugenud kõik vähemasti ühe ravimi seda lehte, infolehte, mis seal on suurem kui see karp on. Kui te seda loete, ma tunnen, mul on see, oi, ma tunnen seda, oi jumal, see ka ja mul kõik need, mida ma sealt loen. Kui ma nüüd korra maha hingan, eks ole, siis mõtlen, et tead, tegelikult võib-olla üks asi natukene võiks olla see, mida mina selle ravimiga tunnen. Et noh, ärevusfoon, inimene suudab ennast haigeks mõelda. Enne kui lõppakordi juurde läheme, et äkki on siin publikus olijatel mõni küsimus meie tänastele panelistidele?
ma annan mikrofoni ka, siis sul tuleb. Ja siis me kuuleme küsimust. Mulle huvitav on see, et kui ma teen siin Viljandis ära mingid analüüsid ja Tartu kordab sedasama analüüsi, no et öeldakse, et väga palju nagu et inimesed väga palju pöörduvad, aga kui sa lähed siin eriarsti juurde ja ta saadab sind Tartusse ja seesama värk kõik pead uuesti tegema. Ma tulen mikrofoniga, tahab keegi kommenteerida. Ehk siis just see, et miks niisugune tuubeldamine põhimõtteliselt? Jah, ma ei ole kahjuks meditsiini taustaga, et ma võib-olla ei tea nüüd seda õiget vastust, aga siin võib olla nagu mitu põhjust, et võib-olla, Helina võib-olla oskab mind täpsustada, et see võib olla, et ikkagi ei ole päris täpselt siis see proov võetud või on, ma ei tea, valel ajal võetud, oletame, aga kindlasti on palju ka raiskamist, nagu süsteemi raiskamist, et tehaksegi selles asutuses, kus siis võib-olla see mingi järgmine teenus hakkab pihta või mingi järgmine vastuvõtt ja lihtsalt tehaksegi, et see on kindlasti nagu murekoht. Ma tulen mikrofoniga, siis kõik me kuuleme. Viljandi haiglas. Tartus on paremad aparaadid. Nii. Ja. No võt, mille suhtes? Silmaarst ütles seda. Aha. Aga võib-olla see on nüüd, jah, annan Elinale mikrofoni. Ja võtan siit siis, et selle sama teema, et Kätlin juba tõi välja, et võib-olla ei olnud taheti midagi juurde või rohkem võtta, aga ma olen ka nõus, et me jõuame täpselt samma jälle selle süsteemide integreerituse ja koostöö juurde, et seal lisaks võib-olla konkreetset juhtumit ei tea, aga tegelikult täna on ka see, et me kõik ei kasuta täpselt samu infosüsteeme haiglates ja võib-olla ka see, et kaks süsteemi lihtsalt omavahel ei suhtle või see info ei jõua ühelt teiseni. Aga see on jälle selline näide koostööst, integreeritusest ja tegelikult, et patsient ei peaks selliste asjade pärast muretsema või selliseid küsimusi esitama. Ja ma olen ka Kätliniga nagu selle koha pealt nõus, et kindlasti meil on suur töö ära teha. Me oleme nii väike riik ja meid on nii vähe, et meil võiks olla palju parem see ressursi säästmine ja nii-öelda siis nende aukude täitmine, et me suhtleks ja teeks koostööd omavahel rohkem. Ehk siis täitsa avatud tunnistus tegelikult ju tuli ka välja, et ongi seda dubleerimist ja mõnes mõttes me tuleme selle sama informatsiooni dubleerimise, see infoaukude juurde, mis nii-öelda erinevate süsteemide vahel on. Kas mõni küsimus veel, enne kui veel viimase küsimuse? Kui kohe... Teil on selline kohe nägu peas, et te tahate küsida. Ma tulen mikrofoniga. Ei, võib-olla see, et vahepeal tekkis nagu selline asi, et kõik teenused kukkusid arstide käest ära, tekkisid OÜ-d, kes hakkasid siis tegema neid rehaplaane ja asju ja arstid nagu kadusid vahepealt ära. Jäi ainult nagu perearst, kui said jutule, siis said, kui ta oli nõus ja tegema või kui see kuulus tema eriala hulka, mida ta oli õppinud, siis ta aitas sind. Aga kui ei kuulnud, siis ütles ta lihtsalt ei ole selles pädev. Ja ongi nii, aga need rehaplaanide koostajad, need OÜ-d hakkasid ainult neid dokumente täitma, sest nad oskasid seda väga hästi. Ja siis sai seda nagu lihtsamalt pikendada neid rehaplaane, mis on vaja, mida nõutakse, et sa teenust saaksid. Et tekkis selline, et kukkus arstide juurest maha kõik, eriarstide juurest. Ja see ilmselt kestab veel edasi mingi aja. Et see läks nagu nii ära. Soovib keegi kommenteerida? Ilmselt siin on laiem ja sügavam taust, millega ma võib-olla kursis ei ole, aga lihtsalt kui see sellist nagu küsitavust ja arusaamatust tekitab, siis see on lihtsalt jällegi hea näide sellest, et meil on erinevad teenused, erinevad teenuse osutajad ja need omavahelised need integratsioonid või need sillad ei
ei ole selged ja ongi need, igaüks vastutab oma asja eest, igaüks vaatab asja oma mätta otsast ja siis lükataksegi, et noh, see on sinu vastutus või see on sinu vastutus ja sellega meie ei tegele, et noh, ma ei oska muud selle peale praegu ütelda. Aga kuna siin tegelikult 2 väga konkreetset probleemi on nimetatud, siis lõppakordina ma tegelikult küsingi üpris üks konkreetse küsimuse, et mis on üks konkreetne tegevus, mida iga osapool, kas patsient, haigla, omavalitsus või riik võiks juba homme teha patsiendi turvalisuse parandamiseks? Karin võib alustada. Ma ei oskagi öelda, võib-olla see ka patsientide või inimestele info jagamine ja enda nähtavaks tegemine meie KOV-i poolt ka, et me oleme olemas ja mis küsimustega tasub pöörduda ja abi saab. Ja ükskõik, mis küsimused või mured on, millele lahendust ei leia, siis pigem tulla küsima ja kui ei ole et see ei ole õige koht, siis küll me suuname õigesse kohta, et kõige olulisem on see, et inimene ei jääks üksi. Ja muidugi ka see, et kui lähedane või naaber märkab, et kui ma ise olen seal kodus ja jännis omadega, siis ma ei pruugigi kuskile liikuda. Et me peame rohkem märkama ja me peame seda ka jagama, et palun märgake, palun teavitage, et me oleme olemas, et ennast nähtavaks teha rohkem. Minul esimese hooga tuli kohe teadlikkus ja info, ehk siis, et patsiendid jagaksid oma infot ausalt ja avatult teenuseosutajaga, ehk teenuseosutaja vastaks samaga, eks ju, et ka teenuseosutaja riik suhtleksid omavahel ja jagaksid seda infot siis, aga tegelikult mul tekkis taustal hoopis teine mõte, natuke siuke pehmem väärtus. Ja võib-olla ikkagi see, et me üritaks rohkem alati mõelda, ükskõik on see riigi tasandil, teenuseosutaja tasandil või patsient ise, ikkagi mõelda selle vaates, kes seda teenust saab. Ehk siis alati mõelda seda, et kui ma tulen lagedale mingi jube hea lahendusega, eks ju, et see võib mulle seal minu kabinetis väga hea lahendus tunduda, aga mõelda pigem see, et mida see nüüd teeb selle inimese jaoks, kes läheb seda teenust saama, kas see päriselt muudab tema jaoks midagi, kas see päriselt aitab teda. Ja tegelikult me räägime siin ka maailma mastaabis ikkagi sellise mõttelaadi muutusest, et see patsiendi esindatus ja patsiendi kaasatus on igas etapis otsustamise juures. Ja võib-olla see ongi oluline, et kui me ükskõik mida teeme, mis tasemel me mõtleme, aga see patsient, kes läks nüüd sinna seda teenust saama, mis see päriselt tema jaoks muudab? Ja mul tuli ka mitu head mõtet kohe, et see on selge, et ma lähen esmaspäeval tööle ja tegelen selle patsiendiohutuse edendamisega Viljandi haiglas edasi. See lihtsalt, see on mu tööplaanis. Aga ja teine mõte on see sama, mis siit tegelikult läbi ka kõlas, et tõesti patsient kui ravimeeskonna liige, et seda teadlikkust järjest rohkem tõsta, et patsiendil endal on oluline roll ja patsient on võrdväärne partner oma raviteekonnal. Aga mul tuli üks praktiline mõte, et me tähistame mitmendat aastat 17. septembril rahvusvahelist patsiendiohutuse päeva. Ja just hakkame selle aasta päeva siis läbi mõtlema, et mida me siis sellel aastal teeme. Ja minu meelest me võiks kõik kohtuda selle patsiendiohutuse päeva raames ja üheskoos seda päeva tähistada ja head patsiendid, teie võiksite anda sisendit ja võib-olla ka läbi patsientide nõukoja tuua need teemad lauda, mis teil ohutuse vaates võib-olla kõige rohkem küsimusi tekitavad või muret teevad ja räägime siis septembri sellel nädalal nendel teemadel koos. Ja Piret? Ja ütle, Kätlin, 2. juunil, mis kell me oleme juba oodatud haiglasse? 13.00 kuni 15.00 võite kalendrisse kenasti kirja panna. Kas te tulete, kes te siin kuulate praegu?
see on patsiendipäev ja me olemegi ühte otsapidi patsiendid, siis praktilised ülesanded ja tegevused mulle ka meeldivad. Seda mokalaata võib siin pidada nii ehk nii, aga kas sellest midagi muutub? Ja sügisel me alustame taas Väärikate ülikooli loenguga ja Viljandi haigla on juba kord õppeaastas käinud rääkimas Väärikate ülikoolis, kus on 300 kuulajat siinsamas Roosa Maja suures saalis. Ja mina ka kindlasti ootan, et Viljandi haigla ühe teemaga tuleks Väärikate ülikooli. Teine asi, kas siin Sakala ajakirjanik on kusagil? Muidugi see ei ole võib-olla nii seksikas teema üldse kirjutada ajalehes haiglalugusid, aga mulle väga meeldis, kui Priit Tampere lood ilmusid ajalehes, et kaugel on ehitus, mis on muutunud, mida tehakse. Tegelikult Viljandi linna ja maakonna inimene tahaks seda lugeda ju edasi. Tehtagu järjejutt, eks ole, kus antaksegi teavet selle kohta, mis meil siin patsiendi vaatest nagu on paremaks läinud, kus on kitsaskohad. Vot need on sellised mõtted. Järjejutt Priiduga. Jah, et nagu Mikiga ja Mikita, eks ole, jah. Aga juba päris konkreetsed mõtted on kõlanud. Omalt poolt võib-olla kui niimoodi kokku võtta, et nagu võisime kuulda, siis hästi oluline on suhelda ja suhelda avatud küll erinevate teenusepakkujatega, aga ka see, mida ma loodan, et siin arutelust siis osa võtavad esmaspäeval tööle kaasa, on see, et ka oma koostööpartneritega muuta võimalikult selgeks see arusaam, et kus kellegi jaoks 3 sammu tuleb vastu ja kus see 3 sammu ei tule vastu, et see on ka täpselt samavõrd oluline teadmine. Aga mina väga tänan teid kuulajatena, väga tänan teid osalejatena ja 2. juunil 13.00 Viljandi haiglas auditooriumis Õun olete teretulnud patsiendipäeval kuulama loengut. Soovin teile kaunist päeva jätku. Patsiendinõukoja meiliaadress on patsiendinõukoda@viljandihaigla.ee. Kirjutage julgelt, iga kuu oleme praegu kokku saanud, kirjutage julgelt, vaatame ka teie kõik tähelepanekud ka üle. Kaunist päeva jätku ja minge loomulikult laulu ja tantsu peale ka vaatama. Midagi tervislikku, astelpaju marmelaadi. Ei küll. Suur aitäh.